saada. Täna saame seda väga palju osa läbi Robirohu laulude, et varsti on nad meie ees ja võime rõõmustada kõige selle üle, mida neil on meile täna pakkuda. Aga oleme pühakojas ja teeme ikka nii, et alustame pühakojas ühise palvega. Tõuseme korraks. Isa, tänu sulle, et võime olla sinu kojas. Tänu, et võime kuulda, mida sina tegid, kui sa tulid siia maa peale. Tänu, et võime rõõmusõnumit kuulutada täna kõikidele. Päästja on tulnud. Palume, et täna igaüks, kes siin on, võiks kogeda, et siin on midagi head ka tema jaoks. Et ta võib siit midagi kaasa võtta järgmisesse nädalasse ja eelolevatesse päevadesse, kanda seda rõõmu, mida sina oled tulnud tooma igal päeval. Täname, et sinu headus ja heldus on täna veel kogu maailma üle ja sina kingid meile rahu ja rõõmu igasse päeva. Amen. Olge head, võtke istet ja Robirohi tuleb ja kohe-kohe kuuleme laule. Tervist kõigile ka meie poolt, meie oleme vokaal-instrumentaalansambel Robirohi. Lühidalt öeldes bänd. Ja see oli selline esimene lühike selline saani lugu, et nagu oleks saaniga kirikusse tulnud, aga et saanile tuleb täna küll rattad alla panna, et lumega on natuke kehvasti. Aga hea uudis on see, et me siin mõne nädala pärast võime öelda, et üks laps on täna meil sündinud. Ja üritame siis luua natukene sellist jõulumeeleolu ja teha mõningad jõululaule, et nagu esimesel advendil on paslik. Ja järgmine lugu ongi, üks laps on täna meil sündinud. Üks laps on täna meil sündinud, üks poeg, kes on meie õnn. Me elustaatja on ilmunud, sest Jumalal hea meel on. Nüüd jäädab väike me Jeesus, on tõusnud maailmale, et paistaks kõigile valgus, saagu teatavaks see. Tal nimeks on pandud nõuandja,
ta meile nõuandjaks jääb. Ta iga südame tundja, ta kõike selgesti näeb. Su vägi tahab ta olla, sind kanda õlgade peal. Kes võib sind kiusama tulla, kui hingad alati seal. On suur küll riikide võimus, on suur küll tarkade nõu. Me jõululapsel on sõimes veel suurem vägi ja au. Ta ümberinglite koorid, seal rõõmsalt laulavad nad. Ta talle antud kõik troonid, ta riik on taevas ja maa. Enam ei kõla. Indrek, kas sa selle Ülo Niinemäe tellimuse panid sisse? Väga hea. Ja täna on kohal ka pildiraadio. Ma näen siin 1, 2, 3 ja 4 ja neid salasilmasin vist rohkemgi siin veel. et see läheb vist otse eetrisse, nii et kus sa iganes ka täna oled, siis ole õnnistatud. Ja täname taevaisa tõesti, et ta on meile rahu andnud. Et tõesti meie riigis on rahu ja täna on veel päästepäev. See on hea uudis. Nii et olgu see kõigile selline kutse täna ka siin. Ja järgmine lugu, mida me tahame teha, on Christmas Time is Coming. See on ka ainukene ingliskeelne lugu meil. Et jõuluaeg on tulemas, nii et küll see lumi veel tuleb, nii et ärge häbenege, ärge kurvastage veel. Nii, seal on tulemas veel Roosimaad, palun, esireas on vabu kohti, nii et ärge häbenege, astuge edasi. Nonii, see lugu kõlbab esitada ainult siis esimesest advendist kuni jõululaupäevani. Vastasel juhul on tegu väärinfoga. Aga praegusest alates siis kõlbab. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. Snowflakes are falling, my old home's calling, tall pines are humming, Christmas time's coming. And you hear the bells bringing joy, you'll hear them singing when it's snowing, I'll go back to my country home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. In the window, homes where the wind blows, can't walk running, Christmas time's coming. Did you hear the bells ringing joy, you'll hear them singing when it's snowing, I'll go back to my country home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home.
Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. White candles burning, my old heart yearning for the folks at home when Christmas time's coming. As you hear the bells ringing, bringing joy, you'll hear them singing when it's snowing, I'll be going back to my country home. Christmas time's coming, Christmas time's coming, Christmas time's coming, and I know I'm going home. Jouluaika tullut, jouluaika tullut, ja mä käyn makojulla. No nii. Aitäh. Ma ei tea, kas see lugu ei olnud võib-olla nii väga tuttav jõululaul. Me oleme siin mõned aastad seda ikka teinud. Ja peab ütlema, et Robbie Rohil on juubeli aasta, mis hakkab vaikselt lõpusirgele minema. Tähendab, Robbie Rohi on tegutsenud 30 aastat, nii et see on nüüd meil 30. aasta. Ja eks siin on kõike juhtunud läbi aastate, aga kuidas? Lapsi on sündinud juurde, ja lapselapsi on sündinud. Aga see oli nagu kunagi, me olime minemas kuhugi pulmale mängule ja siis pruutpaar siis küsis, helistas mulle, et palju teid tuleb, sest siis teame natuke toitu arvestada. Mõtlesime täpselt ei tea, et variandid on 25–25, et palju lapsi kaasa tuleb. Et prouasi ja lapsi, et see oli see aeg, kui me ikka sõitsime koos peredega ringi, et algusaastatel me sõitsime päris nagu palju ringi, et peredega. Et me kodust nii palju eemal ei oleks, siis võtsime peresid kaasa ja kunagi teadnud, palju neid lapsi tahab kaasa tulla. Muidugi 7 last oli Tarmo Vardjal, kes muidugi täitis selle suurem osa lastest. Ja, meil oli natukene vähem. Aga tänagi on 3 last kaasas. Täna on 3 last kaasas. No näed, Tarmo küll ei küsinud, et palju teid täna tuleb, et teab valmis olla. Aga Hiiumaal seda pinda jätkub ju. Pinda jätkub. Et see mingisugune 150 või 200 kilo, mis juures on see nagu Hiiumaad alla ei vajuta veel on ju. Ei. See kunagine pauk, mis vajutas, see tegi kraatri on ju. Aga need 3 last ei tee midagi. Aga tänu siin on see meteoriit paladest alates. Me oleme selle kraatri otsas, serva peal. Aga tänu sellele on teil nii hea vesi, et ma naudin. Täitsime tagant lillepoti, täitsime kraanikausist ära ja otse kohalik. Siin ei ole midagi, et me toome mandrilt vett kaasa, Tallinna vett. Ei, kus see niimoodi kõlbab. Et jah, oleme olnud siin Kassaris ja Käinas ja Emmastes ja Nurstes ja ikka käime siit Kärdlast sealt selle aia ja pika nurgast ikka korjamas. Aga nüüd võtsin otse kraanist. No näed. Küllap see võrk on sama siin kirikus ka. Aga nüüd üks lugu, läheme natuke jõulust kõrvale ja nii nagu vari, et meie see elu käib siit läbi selle elu, kuid ta on nii habras, see elu, et nagu üks õlekõrs võib ta üks hetk murduda, kuid see lootus jääb. Laul on otse meie pruunist laulikust, mida te tunnete. 174 vist. Täpselt. Aga nagu Robbie kohta on juba öeldud juba 30 aastat tagasi, kui ta alustas ansamblit Tarmo Vard ja Indrek Kundiga, et ükskõik mis laul sealt on, kas ta on kirikuraamatust või kuskilt rahvamuusikast või mujalt, vahet pole, kõik lõpeb kantriga. elu on siin.
päevalt lühemaks jääb. Kiiresti möödub kõik ajalik õnn, lennates mööda see läheb. Kiiresti möödub kõik ajalik õnn, lennates mööda see läheb. Päevad ja tunnid, mis mööda on läinud, tagasi tulla ei saa. Jumala silmad on seda ju näinud, kuidas neid tarvitanud saab. Jumala silmad on seda ju näinud, kuidas neid tarvitanud saab. Ilusaim lootus su nooruse eas, äkki siin lõppema peab. Langeb kui kõrs surmavikati ees, enne kui arvata teab. Langeb kui kõrs surmavikati ees, enne kui arvata teab. Et nüüd me elu nii kiiresti läheb, valva siis õde ja vend. Nõua sa armu, mis õndsust sul jääb. Jeesus nüüd kutsub veel sind. Nõua sa armu, mis õndsust, mis jääb. Jeesus nüüd kutsub veel sind. Aitäh, aitäh. On purje laeva randus meil, Kui jõulud käes, kui jõulud käes, on purje laeva randus meil, kui jõulupühade hommik. lastel kolmel olla võis, Kui jõulud käes, kui jõulud käes, lastel kolmel olla võis, kui jõulupühade hommik. me päästja Kristus Maarjaga, Kui jõulud käes, kui jõulud käes, me päästja Kristus Maarjaga, kui jõulupühade hommik.
viis, kui jõulud käes, kui jõulud käes. oh kuule neid 3-5, kui jõulupühade hommik. ja nende tee vist Petlemma, kui jõulud käes, kui jõulud käes. ja nende tee vist Petlemma, kui jõulupühade hommik. kellad taavad kõik, kui jõulud käes, kui jõulud käes. maa peal kellad taavad kõik, kui jõulupühade hommik. oh rõõmsal rinnal hõisake, kui jõulud käes, kui jõulud käes. oh rõõmsal rinnal hõisake, kui jõulupühade hommik. eestikeelne laul, lapsed vist ka laulavad seda, võib-olla natuke vaiksemalt, aga siiski. Aga päritolult Inglise rahvalaul oli see. Meremeeste laul ja nagu seal Inglismaal nende kohta öeldakse, shanty. Purjelaevast igal juhul ta rääkis ja seoses teemaga siis tulid vahele ka siuksed iiripärased vahepalad viiulimeistri poolt. Sellepärast, et nendel Inglise purjelaevadel tihtilugu madrusteks olid nii-öelda karivaeseid iirlasi ja siis nad ka mängisid seal oma rahvamuusikat vahele. Aga nüüd üks vana Inglise rahvaviis või koraal või mõelge, kuidas tahate. Ja see on ka lauluraamatus number 87 olemas. Last, kes uinus just Maria süles suigata. Miks ingli laulda annab au, miks karjane seal see on kuningas, me rahu tooja, Jeesus Krist. See on kuningas, Mariast ilma sündi. Miks sünnipaik ei hiilga kõik, miks eesel sõime uudistab, too katuse nüüd kuulake, te kaitsja tuli.
ja austab pilk, nii kuningas kui kerjaja. See naerev laps saab vägevaks, loob uue pääste raja. See on kuningas, me rahu tooja, Jeesus Krist. See on kuningas, Mariast ilma sündi. Kas ei lähe võimuga, aga Robbie Rohi siiski suudab ka mõne aeglase loo teha, tuleb tunnistada. Jah, raske on, aga hakkama saime. Nüüd siis tõmbame tempo jälle ülesse ja mis siis, et ta on selles samas vabakirikutes kuulsas pruunis lauluraamatus, mille peal on VL. Aga jah, see on 84, aga igal juhul niisugune lihtne rahvalik teos nüüd. Ja aga kui laul on tuttav, siis laulge julgelt kaasa, ärge häbenege. Ja peale seda võib-olla ka Tarmo midagi räägib teile. 1, 2, 3. Neil karjastel väljas, mis muure on käes, et pahatustel lootus ei ilmu ju väe, mis Abrami kinnitus, Iisaki rõõm, mis Jaakobi julgus ja Taaveti kroon, ja Taaveti kroon. Näed, taevas lööb valgeks kui päikese helm ja ingel sealt ilmub ning kohtuvad kõik. Ta ütleb, miks kardate, lõppegu hirm, nüüd Kristus on sündinud, oh vaatke, mis arm, oh vaatke, mis arm. Ingliga taevased hulgad on seal ning ülistust toob nendel kiituse hääl. Au Isale kõrges ja rahumaa peal ja maailmas rahvais on taevas hea meel. On taevas hea meel. Amen. Tore laul. Inglitest, kes kord karjastab inglised. Olen korra saanud käia seal maal, selles kirikus ka, mis kannab nimetust Karjaste kirik. Ja see on niisugune koopasse sisse tehtud Karjaste väljale. Aga eks see ootuse aeg, Iisraeli ootas lunastust, ja oli niisugune põnev aeg, sellepärast et seal on nii palju sündmusi ja kui piibel kõike seda kirjeldab, kõiki neid ettekuulutusi ja nii mitmed on väga üllatunud, kui neile ingrid ilmub ja midagi ütleb. Ja ma loen Luuka evangeeliumi 1. peatükist selle vahepealkirjaks meil on pandud Sakariase kiituslaul. Ja see kõlab nii. Tema isa Sakarias sai täis püha vaimu ja rääkis prohvetina. Kiidetud olgu Issand, Iisraeli Jumal,
et ta on tulnud oma rahva ligi ja on toonud talle lunastuse ja on meile äratanud päästesarve oma sulase Taaveti soost, nagu ta on rääkinud ajastute algusest oma pühade prohvetite suu läbi, päästmist meie vaenlastest ja kõigi nende käest, kes meid vihkavad, et halastust anda meie vanematele ja pidada meeles oma püha lepingut, vannet, mille ta on vandunud meie isale Abrahamile. Nõnda ta laseb meid, vaenlaste käest päästetuid, kartmatult teenida teda vagaduses ja õigluses tema ees kõik meie elupäevad. Ja sina, lapsuke, sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks, sest sa lähed issanda eel temale teed valmistama, et anda tema rahvale päästetunnetus nende pattude andeks andmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meile tuleb päikesetõus kõrgustest. See paistab nende peale, kes elavad pimeduses ja surmavarjus. See suunab meie jalgu rahuteele. Amen. See tekst Sakariase suust on pärit sellest momendist, kui kõik küsisid sündinud poja kohta, et mis tuleb talle panna nimeks. Ja kuna Sakarias ei saanud rääkida, sest ta ei olnud oma esimest inglikuulutust nagu korralikult vastu võtnud. Ja see oli nagu tema jaoks selline ootusaeg, kus ta pidi ootama ja ei saanud rääkida, siis tema abikaasa Elisabeth ütles, et Johannes tuleb nimeks panna. Ja see ei olnud sealmaal kombeks ega tavaks niimoodi teha. Ja lõpuks ikkagi küsiti siis isa käest, et mis tuleb panna nimeks. Ja ta küsis endale lauakese ja kirjutas sinna peale, Johannes on tema nimi. Ja kui ta oli selle kirjutanud, siis sai see ingli sõna tõeks, et sa saad jälle rääkida. Ja kui ta siis ta rääkis need sõnad. Aga need sõnad kõnelevad meile sellest, et Jumal teeb midagi head. Johannes, kellest siin ka selles ettekuulutuses palju kõneldakse, on see Johannes, keda me tunneme nime all Ristija Johannes. Tema tõepoolest ka läks ja kuulutas. Ja kui tema ükskord rahva ette astus, siis paljud tulid teda kuulama ja küsisid, et aga võib-olla tema juba ongi see Messias, see tõotatu. Kui tähele panite, siis Sakarias ütles oma poja kohta, Johannese kohta, et sind hüütakse kõige kõrgema prohvetiks, sest sa lähed issanda eel temale teed valmistama. Kui inimesed Johannese käest küsisid, kui ta juba kuulutas, siis ta ütles enda kohta lihtsalt, mina olen hüüdja hääl kõrbes. Valmistage issanda teed. See, kes tuleb peale mind, on minust vägevam. Ja siingi me lugesime neid sõnu, mida see Johannesest vägevam teeb. Toob patuse andestuse, toob esile Jumala halastuse nende suhtes, kes võib-olla ei ole alati elanud kõige paremini, aga kes saavad võimaluse muuta oma elu, elada teistmoodi. Jumal saatis oma poja Jeesuse läbi, nii nagu siin kasutatakse sõnu päikesetõus kõrgustest, ühe valguse toob ellu. Valguse, mis saadab meid ja valgustab meid, et me oskaksime oma elus teha õigeid otsuseid ja leida selle tõelise elutee. Vahel tundub see maailm tõepoolest üpris pime vaik. Aga need, kes seda Jumala valgust kogevad, siis isegi seal selles pimedas paigas nad võivad kogeda niisugust valgust, mis tõstab nad üles ja annab neile julgust ja jaksu edasi minna ja teha head
neile, kes on nende ümber. Jõuluaeg, advendiaeg on Kristuse ootamise aeg. Ja see aeg on ikka selline tore ja nagu põnev ootamise aeg, mis tulemas on. Aga kõige suurem rõõm on sellest, et Jeesus on tulnud ja toonud selle rahu ja rõõmu ja tahab seda rahu ja rõõmu kõigile anda, suunata meie kõigi jalgu rahu teele, mis võiks olla veel parem, kui käia rahuteedel, käia valguses, kogeda halastust ja kogeda rõõmu. Ja seda ma soovin, et me võiksime sellel advendi ajal kaasa võtta, et tunda rõõmu kõigest heast, mis on meie ümber ja jagada seda edasi, jagada teistele, kes on meie ümber, kes võib-olla mõnikord on vajumas ka lootusetusesse, siis meil on võimalus teda üles tõsta ja teda julgustada ja kinnitada ja öelda, et ära karda, lootust on. Nii et see on minu soov teile täna ja soovin, et kogeksite rõõmu ja rahu. Ja nüüd laulame jälle ühe tuttava loo, võib-olla natuke jälle teistmoodi, oma nagu Robbie Rohile kombeks. Ma pean siin bänjo võtma. Võta siis bänjo. Ära nüüd sellega lõpp. Ma ei taha kinni. Ta võtab bänjo kohe. Ma võin rääkida bänjo loo nii palju, et ma pean teda kaasas kandma. Võib juhtuda, et mõnikord saan mängida ka. Tema võtab bänjo, ma võtan kärb, läheb teesi vett. Ei tea, kumb see parem on? Nii. Tuleb ära, jah? Jah, no nii, proovi uuesti. Viimägedele sõnum hõiskase üle maailma. Viimägedele sõnum on Kristus sündinud. Viimägedele sõnum hõiskase üle maailma. Viimägedele sõnum on Kristus sündinud. Kui oli nahastuses ja hinge rõhus süü, siis kõnelesin kalveis, mu issand aita nüüd. Viimägedele sõnum hõiskase üle maailma. Viimägedele sõnum on Kristus sündinud. Ja tulevikuta, siis isa armastuses meid saatis aitaja. Viimägedele sõnum hõiskase üle maailma. Viimägedele sõnum on Kristus sündinud. Alla ja ütles rahu teid, nüüd pole vaja karta, sest päästja sündinud meil. Viimägedele sõnum hõiskase üle maailma. Viimägedele sõnum on Kristus sündinud. Viimägedele sõnum hõiskase üle maailma. Viimägedele sõnum
laulu on Kristus sündinud. Et see stiil, mida Robbie Roy viljeleb, et kes ei tea, see on, meie nimetame seda bluegrassiks ehk selliseks akustiliseks kantriks, mis on selline, võib öelda juba Ameerika nagu rahvamuusika ja need, võib-olla need lood ongi natukene selle bluegrassi võtmes, mida me esitame. Aga nüüd üks ilus, mis seondub saartega väga hästi lugu. Me tulime üle mere, eks? Meretagustele külla. Üle lahe. Ja teie jaoks oleme meie meretagused. Aga tähtis on see, et mandril ja saarel põleksid lambid. Ja sadamas oleksid lambid. Ja et lambiklaasid oleks puhtad, et valgus paistaks läbi. Inglis keeles see laul on Let the lower lights be burning, et laske alumistel lampidel põleda. Eesti keeles sellist ilusat pealkirjadel ei ole, vaid pealkiri võeti esimesest reast, nagu lauluraamatus tihti seda tehtud on. Ja see on number 272, Taevase arm nüüd särab, aga tegemist on jah, sama lauluga, sama sisuga. Saar nüüd särab, nagu selge tuletoor, meie hoolde väiksed lambid ranna äärde jäetud on. Olgu paistmas väiksed lambid, saates valgus merele, mõni meremees siis pääseb surmahädast rannale. Attu öö, nii musta pime, lained hirmsalt murravad, mitmeli katsedes silma valgust näha tahavad. Olgu paistmas väiksed lambid, saates valgust merele, mõni meremees siis pääseb surmahädast rannale. Ikka lambid puhtad, meremees kui valgust näeb, võib veel sadamasse jõuda, muidu öösta hukka läheb. Olgu paistmas väiksed lambid, saates valgust merele, mõni meremees siis pääseb surmahädas rannale. Olgu paistmas väiksed lambid, saates valgust merele, mõni meremees siis pääseb surmahädast rannale. Aitäh! See oli kindlasti tuttav lugu. Ma usun, et seda on meie kogudustes palju lauldud. Aga kas kogudustes kellegi silme ees on Kõpu majakas ja Unger Stengberg? Ei ole. Mitte mingil juhul. Mul oli. Aga järgmine lugu on selle looga, on üks jõululugu ja sellega mul meenub selline lugu, et me olime kord ühel Bluegrass festivalil Prantsusmaal ja täitsa seal lõunas La Roche-sur-Foron on selle linna nimi ja see on
Alpidest Mont Blancist 60 kilomeetri kaugusel. Ja seal oli soe. Ja seal oli soe. Selline, natuke alla 30 kuskil, päike lõõskab ja laval on palav ja siis meie mõtlesime, et teeme ühe toreda loo, laulame seal ära ja see oli augustis, on ju. Jah, teeme vahepeal ühe eestikeelse loo, vaata seal me laulame valdavalt inglise keeles, eks ju, et publikule ja vahepeal teeme mõne eestikeelse näite. Ja siis see oli siis üks näide, mõtlesime, et teeme natuke nalja ka, et meil vähemalt on lõbus. Laulame neile ühe jõululaulu eesti keeles. Ja augustis. Augustis, jah. Aga publik mõistis seda lugu. Võttis seda väga hästi vastu, sellepärast, et tegu on nüüd, ma ei saa öeldaks tõlkelauluga, aga tegu on sellise meloodiaga, millele eesti keeles on tehtud jõulutekst, aga inglise keeles ta on rohkem nagu ristimise ja baptismi laul. Et kui ta on Shall we gather to the river, beautiful, beautiful river, gather with the saints to the river and the throne of God, et kogunegem ilusa jõe äärde koos pühakutega. Et see on nagu Johannes Ristija teema rohkem. Nii et nemad võtsid seda jumala rahuga, et poisid laulavad suvel gospel-laulu. Laulsimegi. Aga meil oli väga lõbus jõululaulu neile laulda. Mis sõiskamist ja rõõmu toob see kallis jõuluaeg. Igal pool on täna kiitmis ristirahval rõõmuaeg. Au nüüd Jumalale kõrges ja rahumaa peal inimestest veame. Issand sündin Taaveti linnas, me õnnis tegija. Külla tuule säära, hilgab haljas jõulupuu. Jõululaskes tuli taevast, kiidab ikka meie suu. Au nüüd Jumalale kõrges ja rahumaa peal inimestest teame. Issand sündin Taaveti linnas, me õnnis tegija. Need asjad kaovad, illas ära kustub pea. Rõõmu, mis ei lõppe, võib meil Jeesus kinkida. Au nüüd Jumalale kõrges ja rahumaa peal inimestest heame. Issand sündin Taaveti linnas, me õnnis tegija. Aitäh. Kas meie lood lähevad natuke liiga kiireks või? Ei ole okei või? Eks me oleme ka vanaks juba jäänud. Vahest ei jõua selle tempoga edasi minna, aga me ansambel on tõesti 30 aastat juba mänginud. Mina ei ole algusest peale seal olnud. Ma tulin umbes 27 aastat tagasi. Ja mulle meeldib siin mängida sellepärast, et tegelikult see andakse sõnaga igaühele. Et minagi praegu tulin siia ette, et laulda teile. Ja me siin lausime merest ja see lugu ka, mis ma ette valmistasin, on ka Merel Sõuan, vana selline inglise autori poolt kuulus cover, või kuidas seda öeldakse. Aga tegelikult ma nii armastan Jeesust. Ja me siia ka kogunesime ju selleks, et kuulata jõululaule, selline meeleolu ja keegi ütles huvitav, mis tunne see on siis jõulutunne, eks. Kuusk seisab, on juba jõulutunne või mitte. Aga nii kuidas kuulasime täna,
et rahvas ootas, Iisraeli rahvas ootas oma päästjad, oma kuningad, need, kes teda vabastab ja nagu õhus oli elektrit, nagu tänapäeva võib-olla öeldakse, siis võib-olla nendest elektritest ei teadnud keegi midagi. Aga ma tahaks nagu küsida ka teil, kas te ootate Jeesust? Või ootate kingitusi rohkem kui Jeesust või mis üldse Jeesus teie jaoks tähendab? Minu jaoks see tähendab, ta on kuningate kuningas. Kui praegu astuks siia sisse Eesti riigi president, no mõnigi tõuseks püsti, eks ju? Ja võib-olla mõni teeme selfie ka või ma ei tea, mida veel. Aga Jeesus on rohkem kui president. Jeesus on kuningate kuningas. Ta tuleb kohut mõistma. Ja ta tuleb kohut mõistma õelate ja kurjade inimeste üle. Ja paraku me oleme kõik pattu teinud, ei ole ühtegi õiget. Ja selle tõttu on meil ka praegu on veel, nagu Robi alustas, et päästepäev. Tänagi on võimalus lepitada ennast, öelda lihtsalt, anna andeks Jumal. Ja kui on inimene kuskil, kellele liiga on tehtud, öelda, anna andeks. Ja kui on ise saanud kellegi öelda, ma andestan. Ja ongi lepitus tehtud. Ja kui tuleb kuningate kuningas, meil ei ole mitte midagi häbeneda, sest me ootame oma päästjad. Aga nüüd ma laulan. Merel sõua hõbedase sädelevad liuglen maa avaruus on ümberringi kajakad vaid saadavad ees vaid laiu taeva ja meres sina piir igat suus mu täidab hinge silmis särab lootuskiir ja ma kuulen tema hella soosina igat suuste randa jõuab vastu tuult, kes sõuavad merel sõuab päikse säras kuldsed randa vaimus näen üsna pea ma sinna jõuan igat suus ja täide läheb la 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 la
Jurgis Kašava. Kes selle laulu ära tundis originaalis, laulis seda Rod Stewart oma kähede häälega, siis neil olid purjed peal, I'm sailing. Eestikeelses tekstis on miskipärast purjed maha võetud ja sõutakse. Tuur oli kõva. Ja, aga muidu on ikkagi mereteema. Nüüd jälle üks tuttav lugu. Ja. Lisame jälle ikka jõulumeeleolu siia kontserdisse. Oota, kuidas see algas? See oli 3-4? Ei olnud. 6-7. 1-3. Oh sa õnnistab, oh sa rõõmustab, püha kallis jõuluaeg. Kristus on sündinud, päästjaks ta tulnud, ristirahvas rõõmustab. Oh sa õnnistab, oh sa rõõmustab, püha hinglite lauluaeg. Kooris kõik hüüdkem, Jumalat kiitkem, ristirahvas rõõmustab. Oh sa rõõmustab kõige rahva õnneaeg. Rõõmusta süda lõppenud hääda, ristirahvas rõõmustab. Aitäh. Indrek Vainu, Vanemuine. Läks lauluga. Läbi pimeda öö kõlas inglite laul, teile sündinud päästja, kel tooge nüüd au. Eemal väljadel valvasid karjased seal, kuulsid nemadki sõnumid aulist ja head. Jõulukell, kuninga saanud on Iisrael. Jõulukell, kuninga saanud on Iisrael. Karjased pea, kaunis täht säras seal, kaugel ida pool pilvitu laotus
lootuse peal. Selles valguses hiilgas kõik taevas ja maa. Oh sa auline täht, paista meile nüüd ka. Jõulukell, 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 jõulukell. Kuninga saanud on Iisrael. Jõulukell, 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 jõulukell. Kuninga saanud on Iisrael. Aitäh! Tegu oli siis vana inglise rahvalauluga, mida eesti keeles ka on väike segadus, et kas ta pealkiri on nüüd Suur sõnum, mis on ta sisu, või siis Jõulukell, mis on refrääni korduvad meeldejäävad sõnad, aga valisin selle pealkirjaks siiski Suur sõnum, sest mulle ei meeldi, kui on olemas kaks laulu sama pealkirjaga, Jõulukell, jõulukell, pühad on saabunud linna. Et kui on kaks laulu sama pealkirjaga, läheb sassi. Inglise laul ja see ta lauldes mulle meenus tegelikult vennad Johansonid, kes kunagi 90-ndatel olid siuksed iiri ja keldi muusika fännid ja palju sellise meeleoluga laule laulsid ja üks oli see Lükkame Eestimaa lahti, hakkame sõudma sealt Venemaa poolt ära sinna Iirimaa poole, sest siis on meil nagu rahulikum kui Vene naabrina elada. No, ilus unistus. Ja seal oli siuke tekst, et hiidlased ja saarlased lähevad kõige ees. Ja niimoodi nagu maa läheb lahti, et taoline meeleolu tuli seda laulu lauldes natuke meelde. Aga jah, kuna me juba siit nüüd lahti lükkasime ennast ja sinna ookeani poole, Inglise poole veeresime, siis ei saanud enam pidama, eks ju? Ei saanud pidama, jah. Jah, siis nagu Columbus haakis meid sappa ja lükkas meid ka Panama kanalist läbi Vaiksesse ookeani ja siis jõudsime välja sinna, kuhu inimesed tihti unistavad minna, kes tahab nagu päikese alla minna, aga kellel on rohkem raha kui Egiptuse ja Kreeka jaoks. Siis ta võib-olla jõuab sinna Vaikse ookeani paradiisisaarele, mille paradiisinduse muidugi on suureks haipinud Suur-Ameerika, eks ju. On ka teisi sarnaseid saari, kuna ta kuulub Ameerika Ühendriikide alla, aga sealt tuleb üks vahva jõululaul, mille pealkiri on siis Häid jõule kohalikus keeles. Mis saartest sa räägid üldse? Aga vahemärkusena ma peaksin siiski täpsustama, et meie kõik sinna ei jõudnud. Ainult Robi käis seal ära. Jaa, ma ütlesin abikaasale, et siin on nii palju tänavamuusikades, ukuleelet mängisid, siis mõtlesin, et siia võiks umbes aastaks jääda. Et see oleks paras. Ja seal oli väga palju oli sellised ostukärudega, kes elasid puud all ja selles mõttes, et me sattusime... Paadialuseid? No palmialuseid. Palmialuseid. Praegu keegi pole aru saanud veel, et mis saarest me räägime. Ja siis me käisime abigaasega ühel orhidee näitusel ja mu abigaas on suur lillehuviline ja käisime orhidee näitusel väga, siis seal oli mingis koolimajas olid siis, et kõik ruumid olid siis orhideesi täis ja kohalikud koduperenaised siis tõid oma orhideed näitusele, et see oli niisugune kogukonna või selline väga ilusaid orhideesi oli seal. Ja siis tulime jalgsi tagasi, bussiga läksime sinna ja tagasi tulime jalgsi läbi pargi ja siis sattusime evangeelsele koosolekule. Et oli need ostukärudega, need seltskonnal oli siis pakutud selline suur koosolek ja pärast anti süüa kõigile. Me saime ka väga riis ja kana oli, ma mäletan. Näete, ta käis ammu ja ta mäletab. Järelikult on kõik korras siin üleval pool. Aga kus kohas seda me veel ei tea. Ja, pane veel. Mölekalikimaka hõikab jõulutaat jõuluööl suvisel Hawaii. Malleban kiiges palmid puude allumest valgest und näend vai. Jõuluaeg täis rohelust ja särasid, on päike kuum, ta ei loojugi.
melekalikimaka, hõikan minagi kauneid jõulusoove saada teid. Melekalikimaka, hõikab jõulutaat jõuluööl suvisel Hawaii. Mallepaki, kes palmib puude all, lumest valgest und näeb vaid. Jõuluaeg täis rohelust ja särasid, on päike kuumda ei loojugi. Melekalikimaka, hõikan minagi kauneid jõulupühi, jõulusoove, kauneid pühi saada teed. Melekalikimaka! See oli kindlasti üks lõbus laul ja keegi eesti inimene nimega Anneliis Kõiv, selle on ka eesti keelde tõlkinud siis inglise keelest. Ja see, mis ma ütlesin, et see pealkiri on häid jõule. Nimelt need polüneeslased on ju kuulsid, kui inglismänid tulid sinna kristlased ja hakkasid neile soovima häid jõule. Merry Christmas, aga teadagi ju Hawaiis on ju nendel polüneesia keeltel on ainult vist mingi 12 või 13 häälikut. Nad ei valda seda 25 häälikut, neil ei ole osi lihtsalt. Suu ei võta. Merry Christmas, melikalikimaka. Melikalikimaka. Ja nii tuli neil häid jõule sõna välja. Saitegi teada siis, mis saar see oli, jah? Jah, see on seepärast me oskame väga hästi öelda, ukuleele on ju eesti keeles, puhtas eesti keeles, sest me oskame ka neid lihtsaid häälikuid öelda, aga kui mõni inglane hakkab ütlema, no ta peab selle ära väänama, ukulele, ta ei oska lihtsalt öelda, eks ju. No. Jah, aga nüüd tagasi vanade viiside juurde ja Jeesus lapse hälli juurde. Keheinte kauli su häi. Oh jõululaps Jeesus, nii imelik küll ja tähti neid tuhandeid sätendas öös. Kui heitel sa uinusid mähkmete sees, veel puhkasid loova, sa ärkasid seal, kuid sõimest ei kõlanud nutmise hääl. Sind armastan, Jeesus, sa oled nii hea. Ei paremat kinki ma soovida tean.
sest rõõmus me meel ja jõulutähti särab me teel. Meid kõiki su lapsi nüüd õnnista saab ja võta kord taevasse elama ka. Ja võta kord taevasse elama ka. Aitäh, aitäh. Aitäh, et tulite ja ma loodan, et te saite väikse sellise jõulumeeleolu siia kuhugile peitu. Et meie ansambli nimi on Robi Rohi, nii et see on nagu mõnes mõttes ka selline rohi, mida võib võtta nagu kõrvade kaudu ja nii mõnigi on terveks saanud, et ma olen kuulnud. Et rohket Jumala õnnistust teile, sa oled teinud hea valiku, et sa oled täna siia tulnud ja sa oled kuulnud head sõnumit ja ma loodan, et ka head muusikat ja olgu see sulle õnnistuseks. Ja häid jõule kõigile. Kas Tarmo ütleb veel siia midagi? Ma vaatasin mitu korda kellakoole ja nad mõtlevad praami ajale, mul on tunne. Aga tegelikult ma arvan, et kui me kõvasti plaksutame, äkki laulavad ühe laulu veel. Proovime. Võtame ühe ilusa vaimuliku loo Ameerika rahva pärimusest siia lõppu. Ameerikas käies aastaid tagasi me nagu nägime seda, et tehakse lõpuloona, nii et kes me muud oleme kui ühed jäljendajad. Nii et teeme siis ka. When those lips shall never moan, place a kiss upon thy brow, but like cold and still in death, will you love me then as now? Will you miss me when I'm gone? 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 Perhaps plant some flower on my cold, unworthy grave. Come and sail along here beside me, where the roses nod and wave. Will you miss me when I'm gone? 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 Will you miss me?
miss me when I'm gone? Will you miss me when I'm gone? Ja järgmiste kohtumisteni Hiiumaal või mandri peal. Kummardus üldse. Mul on teine pulsiin ja kummardus sealt. Ma usun, et teil on olnud tore õhtu täna siin. Kui teil on südames aidata meil natuke kulusid katta, võite seda rõõmuga teha. Aga meie tahame kõiki teid ära saata kui õnnistusega teele. Tõuseme ja võtame vastu Jumala õnnistusena. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pane paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pane meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Pühavaimu nimel. Amen. Õnnistatud advendiaega kõigile. Yeah.